Tere siit teiselt ekraanilt, mina olen Kristi. Me vaatame täna 7 uudiseid ning seejärel tutvume lähemalt meie tänase saate külalisega, kelleks on Mari Jääremets. Mari on nimelt kõhutantsija ja tegeleb ka palju muu põnevaga. Kuna Mari hakkab meil hiljem tantsima, siis me vaatamegi täna ainult uudiseid. Tere Mari! Tere! Räägi nüüd natukene lähemalt endast. Esiteks mul on hea meel, et ma siin üldse olen. Aitäh! Meil on ka väga hea meel. Mina olen siis Mari Jääremets, tantsin Tribal Fusionit. Tribal Fusion on pärit USA-st. Ta on selline modernne kõhutants, mis on pigem uuem ajastu, et ta on 2000. aastate alguses on see vorm välja kujunenud ja alguse on siis USA-st, nagu ma ütlesin, ja algas American Tribal Fusion, Tribal Stylist, mis oli siis selline hõimutants, kus kõik tantsisid koos ja üks tantsis ees ja tantsib siis siiamaani muidugi. Ja kuna see hõimutants oligi alati koos, tuli mingi seltskond, siis sellest kujunes välja soolotants ehk siis Tribal Fusion. Ja mina siis tegelen sellega ja olen õpetaja Arrakis tantsustuudios. Sa rõhutasid mitu korda, et on just see Tribal Fusion. Milliseid stiile veel on kõhutantsul siis? No kõhutantsul on see kabaree põhiline, mida inimesed mõtlevad kõhutantsust, on Egiptuse. Egiptuse oma on selline, siis on Türgi näiteks, siis Egiptuses on hästi palju on folkloorist tantsu. Ja siis et kõik need tantsud ongi milleski mõjutatud, et väga nagu sellist puhast tantsu on raske leida mõnest tänapäeval. Aga see Tribal Fusion, mille poolest tema siis nagu teistest kõige rohkem erineb? Ma just täna mõtlesin, et pidevalt mult küsitakse, kuidas kõhutants ja Tribal Fusion erinevad. Et seda on tegelikult väga nagu näha, kui on esinemine. Et kõhutants on selline, ta on pehmem, ta kostüümid on sellised värvilisemad, õhulisemad ja muusika on alati pigem selline Egiptuse pärane, trummid ja see on nagu arusaadav. Ja Tribal Fusion on pigem selline, kas ta kantakse kas või pükse, seelikut, ja ta on selline materjal natuke tugevam võib-olla. Muusikat kasutatakse viimasel hästi palju dubstepi, elektroonikat ja kuidagi jah, seda võib-olla natuke pigem ta natuke tumedam ja tugevam niimoodi, kui võrreldes kõhutantsuga. Kuidas sina enda jaoks kõhutantsu leidsid? Millal sa leidsid? Ma olin 16, ehk siis juba 10 aastat tagasi ja ma mõtlesin, et kuskil ajalehes oli tutvustus, et Dance Actis on trennid ja ma mõtlesin, et pikka aega olen tahtnud tegelikult teha seda, et võiks minna. Ühe sõbrannaga otsustasin minna, aga tema viimasel minutil loobus ja läksin ja jäin, et mulle väga meeldis. Aga miks ma kõhutantsu, seda kabareetantsu enam ei tantsi, on just sellepärast, et mul jäigi midagi puudu sellest. Et hiljem hakkasin siis American Tribal Style'i tantsima hõimutantsuna. Ja kuna meil grupp mõnes, läksime lahku nii-öelda, et osad lõpetasid tantsimise, siis oligi ainuke variant veel soolone edasi minna. Kas sa pidid ka ennem igasuguseid teisi, mitte siis konkreetselt kõhutantse või neid stiile proovima, vaid ütleme teisi üleüldiselt tantsustiile proovima, kui sa just kõhutantsu avastasid või oli sul kindel siht, et see on see, mida ma tahan? Mul pigem oli vist kindel siht kõhutants, et ma küll olen tahtnud flamenkot proovida, ma olen salsat ja selliseid muid tantse proovinud, aga kõhutants on pigem ikkagi see, mis on hinges. Aga eestlane kui siuke põhjamaine inimene, et kuidas tal üldse läheb, et on see kõhutantseks on sealt soojalt maalt pärit, eestlane on siuke külm ja tagasihoidlik, et kas need kaks nagu klapivad üldse? Võtab aega, et seda üles soeneda. Alguses oli tõesti raske, et endal keha liikuma saada, mõtleda, et ülakeha ühte, alakeha teist asja teeks ja samal ajal naeratad, et kui treenis alguses oli väga palju siukest tõsist nägu, siis treenid sa alati, et harjutage naeratamist, et seda oli hästi raske harjutada, aga nüüd aastatega on ta lihtsamaks läinud, et nüüd ma pigem nagu naeratan ja muu tuleb nagu lihtsalt kaasa. Et enne oli see, et sa mõtlesid hästi tugevalt, et mida ma teen, siis oli siuke, kõigil olid siuksed nagu need kaelasooned siit väljas, et siuke pigistamine käis. Aga ta läheb ikka pehmemaks. Et sa just ütlesid, et tants tuleb iseenesest, aga naeru pead veel pingutama või? Jah, see tants on nagu
jah, et vahelt kui unustad ära, et naeratama pead, et vajud nagu oma mõtetesse kuskil, et siis tuleb jälle lõdvaks lasta ennast. Kes tegeleb Eestis põhiliselt kõhutantsuga? Naised. Aga mehi on, ei ole? Eestis olen näinud ainult ühel kursusel oli üks noormees osales ühest kursusest, aga tantsijaid mehi kõhutantsus ei tea. Aga kas meesterahval üldse oleks midagi teha seal või on see puhtalt naiste ala? Ai, see on ikka, no Egiptuses on ta ikkagi meeste ala põhiliselt, aga Tribal Fusion on maailmas on väga palju meesartiste, kes tantsivad väga hästi, et osad naised lihtsalt on, no see on hämmastav, mida mees suudab teha oma kehaga, kuna tal on siit kuidagi keha teistmoodi, et ta suudab väga hästi kõhulainet teha, kõhuväristust, see on müstiline, et see kadedust tekitav on kohati, kui sa vaatad meesartisti. Et kui mehi oleks rohkem, siis mehed truppaks naised üle Eestis ka? Ma arvan küll, aga Eesti mees vist väga ei kipu. Eesti mees on tantsulõvi. Seda küll, jah, aga noh, et Eesti meest ma veel kahjuks ei ole näinud. Aga miks peaks, ütleme, inimene, kes otsib endale mingit kursust siis või tahab kuhugi trenni minna, teab, et ta tahab tantsida, miks ta peaks just kõhutantsu valima? Ma arvan, et see pigem on natuke ka enda sees see huvi ja sellest tulenevalt siis valida kõhutants. Me vaatame siinkohal edasi uudiseid ja jätkame järgmisel pausil. Oleme taas kord eetris teisel ekraanil koos Mari Ääremetsaga. Meil jäi ennem jutt pooleli küsimusega, miks peaks hakkama tegelema kõhutantsuga? Kõhutantsuga tegelema, eks ma ütlesin, et alguses peab ikkagi endal tahtmine olema, aga naistele peaks see sobima, sest et saab ilusaid ehteid osta ja kulinaid, et käivad nagu lihtsalt selle tantsustiiliga kokku enamasti, et alati leiab põhjuse, miks osta uus paar kõrvarõngaid või sädelevad käeketid või et selles suhtes jah. Sa ennem ütlesid, et mujal maades tantsivad ka mehed väga aktiivselt, aga ütleme, kas siis meeste esinemiskostüüm on ka siis kulinaid täis samamoodi? Meestel on, osad panevad siia rinna peale mingid katted, aga enamasti on ikkagi ülekeha paljas ja siis on püksid ja osad panevad kulinad, aga osad on lihtsalt mingid siuksed nagu narmad või mingid, et on püksid ja siis on nagu narmad veel peal. Et kulinaid väga nad ikkagi ei kasuta minu arust. Kui siis võib-olla Egiptuses. Aga kas nendel kulinatel on ka mingi kindel tähendus näiteks, mida sümboliseerivad nad midagi või see on lihtsalt nagu ilu pärast? See pigem ikkagi ilu pärast. Et kuliseb lihtsalt seal, teeb hääli, kui tantsid. Kas kõhutants on ka näiteks füüsiliselt kasulik? Absoluutselt. Kõhutants on väga hea seljale, alaseljale. Mis ta seljale teeb? Ta hoiab, kuna selge peab olema hästi tugevalt, peab hoitud olema, et ta alaseljane tugevdab seljalihaseid. Ta on hea ülakehale vormile, siis sellele, mis see sõna on? Neid sõnu on palju, mida sa mõtled? Nüüd, kui on selge, on sirge ilmad ilusti. Kehahoiak lihtsalt? Kehahoiak on hästi hea. Ja kätele ja jalgadele väga füüsiliselt on ta päris hea. Aga ütleme, kui sa tänava peal kõnnid, kas sa inimese hoiaku järgi saad aru, et inimene vist tegeleb kõhutantsuga? Mitte kõhutantsuga, aga pigem lihtsalt, et kas tantsimisega või siis hoiab endal keha rohkem. Et üldiselt seda tantsimist saab aru, et inimene tegeleb tantsimisega, sest üldiselt on kehahoiak on palju tugevam. Aga kõnnib ikka samamoodi, ei käi puus rohkem ringi? Üldiselt mitte, et... Aga kui suure koormuse üleüldiselt annab kõhutantsutrenn? See oleneb ka treenerist, et kes teevad sellised pehmemalt, kes teeb rohkem füüsilist. Näiteks Tribal Fusionis mina ja osad teised õpetajad teevad ka kätekõverdusi ja kõhulihase trenne, et siselihaseid ka treenida. Ja osad ei tee, et see olenebki õpetajast, aga koormus on ikkagi olemas. Kas sa käid ka kuskil väljaspool siis oma seda stuudiot esinemas? Ja ikka, kui on kevadkontserdid ja sügiskontserdil ikka kõhutantsul on alati kevadel on suur kontsert ja stuudiotel on hooaja lõpetamisest on alati kontserdid ja siis sügisel on ka suur kõhutantsufestival. Aga seal sa käid koos oma stuudioga või ka üksi eraldi?
ma hetkel olen üksi käinud, et koos stuudioga ka, et ma loodan, et järgmine aasta äkki minu õpilased ka esinevad, et äkki saab neile mingi tantsu. Viimasel ajal on populaarseks muutunud erapidudel, näiteks triparmarkot tellitakse ja igasuguseid farmikaabri. Kas sind on ka niimoodi erapidudele kutsutud? Ma olen varasemalt käinud, aga praegu viimasel ajal ei ole käinud. Et kõhutantsijapidu kutsutakse ikka päris palju erapidudele, sünnipäevadele, et ikka vahepeal. Aga näiteks probleeme ei ole sellega tekkinud, et ütleme, naised peol muutuvad armukadedeks, kui mees vaatab, kui sa seal tantsid? Üldiselt minu arust ei ole. Aga ma ise olen tellinud nii-öelda oma isa sünnipäevale ja rahvale väga meeldis, et ta oligi selline lõõgastav ja rahvas sai ise ka tantsida, et oligi mõeldud, et saaks nagu kaasa haarata. Et eks olen ka seltskonnast, et aga üldiselt ma eeldan, et ikkagi naised ei muutu armukadedeks, et kui mees lihtsalt vaatab, kas inimene tantsib. No mõni mees äkki jääb vaatama teistsuguse pilguga. Ikkagi kulinad ja noor ilustus. No eks see ole siis nende vaheline asi, et üldiselt nagu tantsija suhtes ma loodan, et ei hakka keegi teda lava pealt ära kiskuma. Mis on sinu kõige põnevam või huvitavam esinemiskogemus? No eks nüüd ole mitu, et väga erinevad atmosfäärid ja olekud, et kõige paremad on minu arvates välis suveetendused, kus on olnud mingisugused. Näiteks Viru Folgil esinesime suure trupiga, et see oli hästi vahva teistmoodi elamus. Aga näiteks kui te esinete, siis teil on ikkagi mingi etendus välja mõeldud või on lihtsalt mingi tantsud, mida tookord oli tõesti etendus, aga kui soolot teen, siis on pigem nagu üks tants. Kas seda Tribal Fusionit on näiteks raske õppida või õpetada või mis see kõige keerulisem selle stiili juures on? Selle stiili juures minu arust on kõige keerulisem see, et saada need siselihasedki täpsust tööle ja et inimesed suudaksidki teha mitut asja, kuna Tribal Fusionit kasutatakse, et alakeha teeb ühte asja, ülekeha teeb teist asja, kui väga hästi läheb, siis pea teeb kolmandat asja. Et seda nagu keha liikuma panna on kohati päris keeruline. Kas igast inimesest annab teha kõhutantsija? Mina lilleliselt usun küll. Sul ei ole ette tulnud oma õpetaja treeneri kogemusega? Kõigil on natuke, mõnedel on natuke, läheb kiiremini puus lahti, mõnel läheb natuke aega, aga kui inimene tahab seda, siis üldiselt ikka annab sealt nagu vormida midagi. Aga kuidas saab puusa lahti? No see ongi vaja seda mõelda, et see õige keha hoiak ja et inimene ise tahab seda ja ta tegutseks sellega, et harjutamine teeb meistriks, nagu öeldakse, et kõik, kes natuke tegelevad sellega, kui anda neile õiged harjutused, kui need igalühel on erinevad, siis see on täitsa võimalik. Me vaatasime ka 7 uudiseid sinuga. Me pärast natukene räägime uudistest ja praegu vaatame järjekordselt edasi uudiseid. Oleme täna viimast korda eetris teise ekraani stuudiost koos Mariga. Mari hakkab meile varsti tummtantsu tegema. Ennem natukene veel räägime. Räägitakse, et tegelikult me vaatasime uudiseid ka. Täna oli põhiteemaks poliitika. Me detailidesse ei lasku, aga räägi, mis sina arvad, kas poliitika saab olla üdini aus ja puhas mäng? No ideaalis võiks olla, aga tundub, et see asi lihtsalt ei toimi puhtana, et igalühel on oma huvid. Need huvisid tuleb kuidagi täita ja nii ta lähebki jälle käest ära. Aga iga poliitik, kes poliitikasse läheb, uus nagu räägib alguses, kui aus tema on, tema teeb kõik Isamaa heaks, eks ju. Aga mis siis juhtub vahepeal, et järsku hakkab iseenda heaks tegema? Tundub, et polegi võib-olla vaja seda, et sa hakkad iseenda heaks tegema, et lihtsalt on tugevamad ja suuremad tegelased, kes lihtsalt sunnivad või suunavad sind tegema mingeid muid asju. Olgu, sellega me uudiste koha pealt lõpetame. Aitab küll. Räägi mulle, kõhutantsus räägitakse, et selleks, et kõhutants oleks täiuslik, siis peab olema natukene seda voodrit ka, et paremini väriseks, võbiseks, kõik kehted kuliseks paremini. On nii? Ütleme nii, et iseenesest minust vahet ei ole, et peaasjalt inimene ise tahab tantsida. Aga kui võtta kabaree kõhutants, Egiptuse kõhutants, siis nemad pigem on sellised, võib-olla seal kuidagi on minu arvates parem, kui natuke on midagi.
et selles suhtes on pehmem ja ta liigub siukest mõnusamalt. aga Fusionis on pigem need tippstaarid on kõik väga lihastes naised, et tal on siuksed six-packid, et lihtsalt vaatad ja imestad, et kuna seal ongi lihtsalt siselihaste töö on tugevam. no minul on veel natuke kõhtu, nii et selles suhtes, et sa oled lõunamaine siis selle koha pealt? Poole peal siuke. Aga kuidas üleüldiselt eestlastel on, kui öeldakse, et noh, eestlane, eks ju, häbelik rahvas ja kõik, et kui ta sinna kõhutantsutrenni tuleb, et kas ta võtab siis oma selle pehme kõhukese ilusti alasti ja teeb nii nagu peab? Trennides üldiselt ei olda kõht paljas, et kes tahab, see on, kes ei taha, see ei ole, et ikka... No aga esinemises ikka, ma vaatan, piilun siit, sina oled küll. Olen. Eks jah, et ütleme, et võib-olla vanemad tantsijad katavad endale kõhu ära mingid igat, kui nad tahavad, et võib-olla nooremad on pigem need, kes on julgemad või noh, et eks see on kõik inimesest, et sa ütlesid, et vanemad, kui vanad on kõige vanemad, keda sina tead, keda sa oled oma silmaga näinud tantsimas kõhutantsu, kuidas neil läheb? Mina tean, et on üks trupp, kus on keskmine vanus 70 ja nemad on väga tublid ja käivad ikkagi aasta kontsertitel ja väga vahva on neid vaadata. Ja läheb neil hästi? Jaa, hästi läheb. Puusad ikka lahti? Absoluutselt. Ja kui palju on nooremaid, kõige nooremaid? No see ongi selline tantsuala, kus pigem oleks vaja sükest, et sa oled juba vähemalt 14, kuna nooremad väga ei tunne oma keha veel. Ja raske on selgitada puusadest ja rindadest rääkida, et kui ta veel ei taju oma keha. Et alates 14. eluaastast on siuke hea aeg alustada. Ja peaks alustama siis kohe, kui saab, et võimalikult... Selles suhtes, et see ei ole vahet, et eks igaüks leiab, millal tahab selle tee, et ei ole nagu balletis, kus sa pead alustama 3-4 aastaselt, et eluaeg tantsida, et kõhutants tuleb niimoodi. No ütleme, et ka 60-aastane võib praegu minna ja täitsa algaja olla ja saada ilusti hakkama. Väga meeldiv. Sa oled olnud ka Idamaise tantsuteatri Müstika maagiline teater koosseisus. Räägi natukene sellest, mis see üldse on? See on tantsuteater ja ta koondab siis suuremal hulgal inimesi, ütleme niimoodi, et kui mina seal veel olin, siis meil oli kabaree kõhutantsutrupp, ATS-i trupp ja Fusioni trupp ja tegime suuremaid showsid ja käisime, nagu oligi see Viru folk oli just müstikal ja suuremad üritused ja sai tehtud igasugused erinevaid etendusi. Ja kaua sa selles koosseisus olid? Kas see oli vist 3 aastat. Ja miks sa lahkusid? Oli aeg edasi liikuda. Vaatame, meil on ka mõned vaataja küsimused. Nii, Airi küsib, kõhutantsu tantsitakse nii Aasias, USAs, Suurbritannias, Türgis, Egiptuses, Läänes ning kes teab, kui mitmes erinevas riigis veel. Millised on erinevused tantsustiilides, vaatamata sellele, et tegemist on ikkagi kõhutantsuga? See on päris huvitav küsimus. Ütleme nii, et eks see olenebki sellest, mis inimesed, rahvused nii-öelda, et Türgis on võrreldes Egiptusega on hästi vaba, et keha liigub üleni. Kas sa valdad seda ise ka, seda Türgi? Ma olen nagu vaadanud, et lihtsalt ennast endale teadvustada, mis erinevad stiilid on, et Egiptuse tantsu pigem natuke rohkem alal hoitud, et võrreldes Türgiga näiteks. Ütleme, et kui sama stiili tantsida kuskil siis nagu Suurbritannia, siis nii palju, kui mina olen Suurbritannias tantsufestivalidel käinud, siis seal olid pigem sellised vanemad inimesed tantsisid kõhutantsu, mis mind selles suhtes üllatas, sest Eestis tundub pigem on nagu nooremad. Et see ongi kuidagi riigiti on tõesti natuke erinevust. Kas sa Suurbritannias mehiga tantsimas nägid? Ei. Ei näinud vanemaid mehi? Veel on küsitud, kas kõhutants treenib varbalihaseid? Kui varbasirutust kasutada, siis kindlasti. Mis asi on varbasirutus? Et varbad on... Peab seda palju tegema? Seda ei pea tegema, aga ta on ikkagi palju ilusam. Aga kui jalgkrampi läheb? Etendamise ajal siis peab sellest tobanema kuidagi. Nii, Liis on küsinud, kuidas on parem kõhutantsu harrastada, kas soolotantsijana või koos grupiga? Mismoodi need erinevad? See oleneb täiesti inimesest.
minul, no kui on soolotants, siis sa tegelikult ju, kui sul ka läheb esinemise ajal segamini, siis sa saad sellest lihtsamalt välja tulla, sest et kui on grupp, siis on ilmselgelt näha, et kui kellelgi läheb segamini. Et minul isiklikult võib-olla on, kui ma grupis tantsin, on natuke suurem pinge, et sa tegelikult pead ju vastutad ka teiste eest, et kui see enne meelest ära läheb, siis noh, võib midagi teistele juhtuda näiteks, aga et soolos on see, et sa teed nii-öelda, kui sul läheb ka segamini, see kava, mida sa välja mõtlesid, siis sa saad sellest lihtsalt välja tulla, sest keegi ei saa aru, et keegi ei tea, mis see kava ette keegi ei tea, mis selle oli, et see suhtes on võib-olla erinevus, et kui on grupp, siis sa ikkagi tantsid grupiga koos ja sa ei tee mingit soolot. Sa ikkagi lähtud sellest, mis teil on ette antud ja te teete nagu koos. Et sooloartist võib ka vabalt mingit muud asja teha. Vastavalt siis inimese tüübile, et kes on nagu koostööaldim, sellele sobib grupp ja kes on üksik üritajad, see peab siis üksik. Aga samas on ka mõlemale hea proovida mõlemat varianti, et ennast arendada rohkem. Peeter on küsinud, kas sul on kaasas ka mingeid kulinaid? Need on veel peidus. Vaikselt on kuulda, et midagi on. Nii. Vaatame. Sul oli, sa oled tantsutreener, me oleme sellest väga vähe veel rääkinud, me oleme enamasti sinu ümber tiiranud. Arrakis tantsustuudios. Räägi natukene sellest stuudiost üleüldiselt. Meil on hetkel siis 2 õpetajat, mina ja Jelena. Jelena õpetab Pirita Vabaajakeskuses ja Pirital veel. Tema õpetab siis tavalist kõhutantsu ja mina õpetan siis Celluloosi spordikeskuses Tribal Fusionit. Ja meie koostöö on siis juba pool aastat oleme koos töötanud. Meil klapime, läheb hästi, et selles suhtes, et tantsime ja õpetame. Miks peaks algaja eelistama just teie tantsustuudiot? Sest seal on nii toredad õpetajad. Eks see on raske vastata sellisele küsimusele, iga inimene on erinev, õpetajad on erinevad. Et leida see õige, siis tuleb lihtsalt käia ringi ja tutvuda, et mida keegi pakub nii-öelda. See on lihtsam valida. Palju teil hetkel aktiivseid harrastajaid on, kes teie tantsustuudios käib? Ütleme, et ma ei täpselt ei teagi, et ikka mingi 30 ringis peaks olema, kes on ikka väga aktiivsed. Mis on teil stuudiol näiteks suvel plaanis? Mingid esinemisi? Suvel minul on veel 2 trenni kuni jaanipäevani ja siis on suvepuhkus. Et meil just oli kevadkontsert oli meil just ära, et siis see üldiselt ongi nagu kevadhooaja lõpetamine. Ja uus hooaeg hakkab sügisel? Jah. Sügisel siis kõik uued tantsijad teie stuudiosse tantsima. Nii, keegi küsis veel midagi. Ma just tahtsin öelda, et hakkame vaikselt vaatama su tantsu, aga ei läinud nii hästi. Tummtantsu. Nii. Karl küsib, kas kõhutantsus rohkem improviseeritakse või mõeldakse enne esinemisi kogu kava välja? See on jällegi tantsija enda otsustada, et minule meeldib pigem improviseerida. Mul on natuke halb mälu koreograafide suhtes, aga on väga palju tantsijad, kes pigem tantsivad ka koreograafiad, et neile tundub nii lihtsam, et mulle endale, ma tunnen, et ma suudan kuidagi improviseerides natuke rohkem anda, et kui ma olen tõesti, tegi see koreograafid ei ole lihtsalt konkreetselt minu teema. Aga kas näiteks lavahirmu ei ole, et kui sa mõtled, et sa lähed lavale ja improviseerid ja siis järsku lööb pea tühjaks, et issand, mis ma tegema ikka on, absoluutselt on. Kuidas sa sellest üle saad? Sellest tulebki lihtsalt naeratada, üle saada ja kuskilt edasi liikuda, et kui sa suudad lihtsalt lava peal olles aru saada, et sa pead ikkagi jätkama, et sa ei saa seisma jääda ära joosta, siis ikkagi tuleb tagasi mingi asi ja sa jätkad sealt, et eks alati on see, et võiks ka paremini teha ja võib-olla peaks rohkem läbi mõtlema, aga see on harjutamise küsimus jällegi. Oled sa näiteks kunagi kahetsenud ka, et sa läksid lavale ja improviseerisid, et oleks võinud ikkagi välja mõelda mingi kava ja seda teha? Ma ei ole otseselt kahetsenud, aga on paar loos mingit konkreetset kohta, kus ma oleks võib-olla tahtnud midagi konkreetselt teha, aga lihtsalt läks meelest ära. Aga konkreetselt kahetsenud ma ei ole, et see oleks liiga halb. Aga seda juhtub näiteks tihti, et kindlasti enne esinemisse mõtled, võt selle muusikaga sa tantsid, improviseerid selleks ju, aga et võt on need kindlad asjad, mida tahaks teha ja siis sa unustad kõik need ära. Ja pärast siis sa oled selle tantsu ära improviseerinud ja kõik need asjad, mis sa teha tahad, jäävad nagu tegemata.
et kas sa siis tantsid edasi ja teed oma need asjad ära või? ei no üldiselt siis on juba muusika. ei no siis paned järgmise loo ja tantsid oma asjad ära või jääbki tegemata? No eks ta, kuna üldiselt kui kontsert, siis on igalühel üks lugu, et kui ta jääb tegemata, siis ta jääb tegemata, et siis see ongi järgmises korraks, siis mõtled rohkem ette ja valmistud. Piret on küsinud, kas kõhutantsu tähtsus erineb Eesti ja Idamaa rahvaste jaoks? Absoluutselt. Idamaa rahvuse jaoks on ta ikkagi Egiptuses on ta ikkagi ju folkloorne tants, et meie jaoks on ju Eesti rahvatants on meie tants. Kaerajaan. Kaerajaan on ikkagi, samamoodi ongi, et kaerajaan on meie tants, et kõhutants on ju nende rahvustants nii-öelda. Et absoluutselt erineb ikkagi. Meie tantsime seda siis hobi korras. Kas kõhutantsimine näiteks, oled sa painduvam kui mõni teine inimene? Annab ta sulle juurde midagi? Ma ei oska öelda, kas ma sellepärast paindub või mitte, aga võib-olla ma natuke olen no ma arvan, et sa painutad siin päris hoolega. Jaa, ma olen nüüd käinud aasta aega balletis, et võib-olla see annab ka juba vaikselt mõju. Rein on küsinud, kas spagaadi teete ära? Harki spagaadi küll, jah. Nii. Kas sa tantsid meile? Jah. Kas sa näitad enne tantsuga mõned tüüpilisemad põhiliigutused äkki ära või läheb see kõik ühte kompotti? Või kuidas soovin? Jah, võib näidata. Ei, ma teen siis kokku. Okei. Muusikat ei ole. Muusikat kahjuks ei ole, teeme tummtantsu. Aga siinkohal me siis lõpetame. Lõpetuseks vaatame tantsu ja naudime. Näiteks sellist. Aitäh sulle! Nüüd vist.